töökas. Seepärast kõige õigem sõna. Järjepidev. Temast kirjutatud raamatu pealkiri võiks olla näiteks Hunt Kriimsil 9 ametit. Mitte, et ta nüüd nagu väga paljusid erinevaid ameteid võib-olla ei peaks, aga eks tal on erinevad näod selles mõttes, et meil ta on siin juhatuse esimees ja suur juht, aga peale selle on ta veel hobikorras, tegeleb suhteliselt põhjalikult idamaiste võitluskunstidega, siis on ta omal ajal vähemasti olnud ka väga suur ajaloohuviline ja sellel teemal oli mingi startupi ettevõtte, ma ei tea, siis rajaja või vähemalt käivitaja ja oma professionaalses karjääris on ta ka pidanud erinevates valdkondades ameteid, toiduainetööstuses, meelelahutuses, vist ka turvaäris, et tal on see ampluaa suhteliselt lai. Järjepidevus ja mis ongi millega üllatanud, ta on suutnud panna ühistud koos töötama. Et seda ei ole nagu varem niimoodi, ma ei ole sellist koostöö teinud, nagu meil on tulnud viimase 5-6 aasta jooksul. Et see on, ei oleks nagu kodanud uskunud seda. Jaanust võiks iseloomustada selline lugu, mida ma mäletan nendest aegadest, kui ma temaga koos Bauhofis töötasin. Seal oli üks selline meelde ja korduv motiiv, et kui kaubanduskeskuse ees või parklas sageli ikka juhtub olema, et need ostukärud vedelevad siin ja seal. Ja siis enamasti inimesed, kes ei olnud just nagu kärulükkajad, nad läksid neist ostukärudest niimoodi mööda, et nagu ei teinud väljagi. Siis Jaanus enamasti võttis selle ostukäru sabast kinni ja viis ta õige koha peale ja siis läks oma tööd tegema. Et mööda minnes hästi väike asi, aga nagu prügi ülesse võtmine või ostukäru ära lükkamine, et see oli nagu loomulik osa, et ta ei pidanud seda nagu kuidagi moodi paljuks, et ta nüüd tegi kellegi teise tööd või midagi sellist, sellise hästi väikse asjaga. Eks juhtide vahetusega ikka on selline pigem nagu skeptiline alati, et ei tea, mis tuleb. Ja ma mäletan, kui Jaanus tuli meile, siis uue juhin ikka, tal oli kohe esmased prioriteedid muidugi logistika, ost, turundus, nende juhtid on pidevalt iga nädal koosolek ülevaated, aga IT-t on nagu üldse ei puudutanud. Ja lõpuks ma siis marsin sisse, küsisin, kas IT-s ka räägime natuke ja siis me saime just hästi ruttu nagu jutu peale sellega, et ta tunneb ka nagu IT-valdkond piisavalt, et mul oli temaga suhteliselt lihtne asju ajada ja selgitada. Et mõtlen, esialgne hirm oli suht põhjendamata. Räägib. See võib olla seesama kärulükkamise episood, et ta on kindlasti juhina, ta ei hoia distantsi, et ta ma ei tea, kas ta nüüd kõikide kolleegide nimesid teab, laos meil töötab siin mingisugune mitusada inimest, aga kindlasti ta on nagu lähedane ja avatud ja suhtleb kõikide inimestega, keda ta siin koridoris näeb. Ja ma arvan, et see on üks osa sellest innustamisest, et ei ole nagu mingisugune selline hooljumal kuskil oma kabineti ukse taga kinni. Temast peetakse siin väga lugu ja ta on siin ka õige mitu aastat vastu pidanud. Et see tähendab seda, et kindlasti tema ülemused ehk siis nõukogu on tema tööd seda hindanud, et on pikendanud tema ametilepingut ja kindlasti ka kolleegid arvavad temast hästi. Pidage vastu. Et see, mis on Coopiga toimunud siin, minu taust on siin 14 aastat, mis ma olen neebismoos ettevõtte arendanud, siis see areng on 2, 3, 4 koristanud viimase 6 aastaga, et see on meeletu olnud. Et ja see tuleb jätkata. Potentsiaali on palju. Pigem ütleks, et rahulikult vist. Ei meenu küll ühtegi sellist väga kriitilist situatsiooni, aga ma arvan, et ta käitub rahulikult, ratsionaalselt ja võib-olla ühte asja ma küll julgeks öelda, et ta kriitilises situatsioonis mitte nagu ei poe peitu, vaid ütleme, et avalikustab olukorra ja asub lahendama, et mitte nagu ei hakka põgenema probleemi eest või salgama seda.
meil on siin sellised ettevõte on suur ja minu palk on eriti veel selline koht, kus iga väiksem asi võib juhtuda kogu nii-öelda ettevõtmist, et eks meil need kriis on olnud ja ta on selles suhtes aidanud ka minule suht hästi nagu kontrolli all hoida, et kogu see nii-öelda kommunikatsioon ja hoiame pea selge ja toimetame, et ei ole sellist nagu käed püsti paaniks jooksmist.